Tere. Vabandust, ma juba läksin hoogu. Nagu näete, siis Ketlin on tagasi, juhuu! Ja mitte ühtegi võõrast ei ole. Ei ole. Ja see, mida te kirjutasite meile ka, et kõige rohkem meeldib see, kui oleme meie, aga tegelikult kolmekesi, aga kaks on ka palju parem kui üks. Ja teate, väga hirmus on olla. On jah? See, et ma ühe osa puudusin, see teeb ju tegelikult 6 aega puudumist. See teeb jah. Pool kuud. Ei. 6 teeb 2 osa ju. Ma ei tea, ma olen terve aasta puudunud. Ma ei oska enam podcasti teha. Nii et palun andke mulle andeks. Ma päriselt ei ole teda peksnud. Päriselt ei ole. Ma sulandun vaikselt sisse. Ja osa lõpuks on jälle niimoodi, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Ja Maarja on järgmises osas tagasi. Me oleme seda lubanud, ma ei tea, viimased 4 osa, eks siis ole siis. Meil on tegelikult kokku lepitud aeg, mil me teeme, nii et loodame, et Maarja on päriselt olemas ka. No Maarja peaks praegult ikkagi päriselt olemas olema. Ketlin rääkis mulle hästi pikalt, me tulime koos autoga siia ja siis rääkis mulle autos, et et Maarja on järgmine osa. Ma ütlesin, oled sa kindel, ta on juba nii palju puudunud, Maarja. Ja siis Kets oli nagu, ta on, meil on see kellaaeg, see kuupäev ja nii edasi. Et kes alustab ja kes lõpetab ja nii edasi, siis mul oli nagu, okei. Elame näeme. Ja kui juhtub, et teda ei ole, siis ülejärgmises osas ta on kindlasti, sellepärast, et siis me oleme tagasi juba Hiiumaal. Juhu! Ja nii, ma tunnen, et mul läheb ka juba paremaks. Täna loeme teie kirju jälle ette. Jah, me loeme teie kirju. Meil on veel teile uudiseid. Jah. Milliseid uudiseid meil on? Milliseid me räägime? Kas halbasid või heasid? Alustame halvasti, siis anname koogi peale. Kuigi ma ei tea, mis see hea uudis on. Mis see halb uudis? Jah, olgu. Nii põnev. Appi, sa ajad mind segadusse. Elu on olnud väga raske viimasel ajal. Kõigil. Jah. Maarjal ka. Ja mul kukuvad juuksed peast ära. Minul ka. Ja kammisingi täna terve pahmaka juukseid välja ja varsti olengi kiilakas. Mina ka. Pooled on juba läinud, nii et varsti näete siin kiilakate klubi. Jah, kiilakate klubi. Oota, Maarjal kukuvad ka ära või? Maarjal on hästi, Maarjal ei kuku ära. Väga hästi, tal kasvab juurde meie eest ka. Maarjal on varsti pulmakellad. Väga hea. Jah. Ma võin minna küll pulma. Ma võin ka, ma ütlesin talle, et ma tulen ka. Jah. Ma olen ühes pulmas ainult käinud. Ma võin lilli visata. Ma võin süüa. Ma võin seda ka teha. Jah. Aga tegelikult on niimoodi, et Mulinad podcast sai endale sponsori. Juhu, meil on esimene sponsor. Ja kes see on? Ketlin, räägi, sina tegid selle suure töö ära. Sina kirjutasid, küsisid, et kas te tuleksite. Mis toimus? See tegelikult ei olnud üldse suur töö. Meil oli lihtsalt ammu juba mõte ja siis ühe toote kohta ja siis ma kirjutasin neile ja siis nad olid kohe nagu, et see sobib suurepäraselt teie podcastiga ja tegemist on suure firmaga. Me saame neid tooted varsti järgmises osas näete. Me praegult ei ütle, mis see on, aga see läheb väga hästi meie podcastiga kokku. Nii et me lähmegi Maarjaga toodetele kaubale järgi. Jah. Ma lähen Hiiumaale. Ma ei lähe tootele järgi. Ja siis juba järgmisest osast oleme me sponsoreeritud. Juhu! Ja järgmine osa on meil siis viimane Lottemaalt filmitud osa ka. Ja just, ja siis me naasemegi tagasi Hiiumaale. Aga sealt ei tahaks ära tullagi. Ma olin nii pahane, et ma pidin tulema. See on okei.
see on okei. jah, aga muidu läheb meil või vähemalt mul üldiselt, kui jätta kõik stress ära ja see, et pole ammu puhkepäeva saanud, siis on tegelikult väga hästi läinud. Sa ütlesid mulle enne just, et sa oled läbi põlenud. Ma olengi läbi põlenud, aga nagu kõige selle juures siis ma veel suudan hoida tuju üleval kuidagi. Mul algab ju nii nagu paljudel, ma arvan, et mitte paljudel, osadel kuulajatelgi, neil hakkab kool, siis minul hakkab ka kool. Ma hakkan ju sellest aastast õpetajaks. Juhuu! Kunsti ja inglise keele õpetajaks. Käsitööõpetajaks. Mul oli niimoodi, et ma käisin just koolimajas nagu direktoriga rääkimas. Ja siis direktor ütleb, et no nii, siin on sinu tunniplaan. Mina vaatan siis oma tunniplaani ja avastan, et oi, inglise keel, miks mul inglise keel seal on. Ja siis ta ütles, et me ju rääkisime. Ja siis ma rääkisime vist, jah. Isegi mina nagu mäletaks, et sa oleksid sellest nagu rääkinud, et inglise keel ka. Inglise keel ka, aga 3 tundi nädalas ainult, nii et ei ole suurt koormust inglise keelt ja siuke, kuidas öelda, põhikooli siuke teine aste on ju, et sellega ma saan hakkama vähemalt. Et ei ole liigset keerukust. Ja nii põnev, järgmine nädal lähen koolimajja, teen kapid tühjaks, panen enda asjad asemele, tõstan lauad ümber. Mul on köha, sellepärast ma vahepeal olen siuke. Mul ka nüüd. No nii, jah, koroona. Kas ma pean endast ka rääkima? Kui sa tahad. No, ma siis spoilin natukene. Selles mõttes, et minul ei ole läinud nii hästi, kui siin läheb Triinul või Maarjal. Mul on olnud ikkagi väga rasked ajad ja me räägime sellest järgmises osas äkki. Ma ei luba 100%, aga põhimõtteliselt ma olen pidanud siin kolima ja värki-särki, sellepärast mind üks osa siin ei olnud ka, et mul olid elu raskused ja elu keerukused, ei tea, kust need tulid, aga mind jäeti maha. Ma vaatasin praegu Mirteli otsa, et näha, mis nägu ta teeb. Aga sellele ärme praegu peatu, sellepärast, et me räägime sellest, me teeme sellest suure osa, kuna siin on Maarjal. Mul on lihtsalt siuke nägu, mitte sellepärast, et vaid mul on nagu, wow, sa ütlesid seda praegu, ta ei pidanud seda praegu ütlema. Ei, ma ütlen selle ära sellepärast, et ma arvan, et nagu sealt tuleb ka mul see praegu siuke, see vaata. Jaa, aga see tähendab seda, mul läheb see lihtsamalt, kui ma ütlen selle. Et järgmine kord on jälle väga põnev kuulda, mis juhtus. Ja, kui sa selleks valmis oled. Ja no siis on juba üle 6 aja möödas ja praegult on 3 nädalat tagasi jäeti maha. Ära rohkem räägi sellest. Räägime parematest teemadest õnne soovime sul. Ja lähme edasi. Ühesõnaga ja ma siin üritan ree peale saada, vaikselt saan, korteri sain koolitud. Ja... Tuled Hiiumaale, võtad Hiiumehe. Ja, võtan Hiiumehe. Jah. Seal mitmele juba meeldib. Ja, hobustega. Mul on seal suured hobused lubatud. Suured hobused on mul seal lubatud. Sina, kes sa lubasid, ma tean, et sa kuulad. Ta kirjutas meile. Ja. Ta ei öelnud või? See, üks ju kirjutas meile, et hobused ma saan. Ja ma saatsin video vastu ka. Hobustega. Ketlin hobustega. Ma olin Hiiumaal. Ma olin Hiiumaal, sest et ma läksin Triinu juurde kohe peale seda, kui mind maha jäeti. Ja siis Triinu vedas mind loodusesse. Ja... Otsisime Hiiumaa hobused üles. Ja otsisime hobused ülesse. Ja mu ainuke soov oli, et mu järgmine mees tuleb hobustega. See oli nali. See oli nali, ma praegult juba vaikselt huian ise kaasa. Ja... Ketlinile mõjus väga hästi see, et talle lõpuks lihtsalt panna puid alla. Ma võin öelda, et mingi staadiumist siis see töötabki hästi, et proovi naerda iseenda üle ja ehk läheb natuke paremaks ja kergemaks. Jah, ma loodan ka, et läheb selles mõttes paremaks ja kergemaks läheb nagunii, aga mingi hetk. Aga praegult,
peab lihtsalt minema. jah , Nagu peab lihtsalt minema. Võtma päev korraga ja naeratama. jah , aga Niimoodi, et keegi ei saa aru, et mitte midagi on viga. hobustega Hiiumaa mehed , siis te teate . Ärge isegi hakake mulle rääkima. Lähme lihtsalt enda osa juurde nüüd edasi. Lähme osa juurde edasi . Me teeme ühe osa, kus me ilmselt räägime kõikidest ja kaasame ka teid, sest mina mõtlesin, et me paneme enda sinna story'sse vaata ka, et nad saaksid rääkida enda nagu kaasa nendest suhteleinadest ja nendest, millega nad on, meie vaatajad, kuulajad on siis tegelenud või mis nad on enda jaoks leidnud või mis on nende kõige valusamad, raskemad break-up'id. mis on aidanud . Ja siis Ja. me räägime omalt poolt ka, räägin mina oma loo, räägib Triinu oma loo. Ma tean, et Nendest hästi paljudest . Maarjal on rääkida ja siis teeme ka selle osa. Aga praegult lähme edasi. Lähme edasi kirjadega . Ma võtan. Kõigepealt loeme ette teie kirjad, mis te olete meile vahepeal saatnud ja vaatame, mis seal põnevat on . Kõigepealt, eelmine osa oli siis külas Triinul, Raili ja Bruno. Ma ise ei ole seda osa veel näinud, kuulnud. Selle esimese 5 minutit nägin ära, et Triinu sai masina tööle, korra sehkendas seal või oli nagu, et ma vist kerisin korra lõppu, et kas sa said kinni ka ja siis vist seal ütlesid, seal ma ütlesin, et no nii, et tavaliselt Kets teeb seda, nii Jaa. et vaatame, kas ma leian õige nupu üles . Ma otsisin muusika-nuppu . no vot, Vaat seda nuppu seda ma ei pannud tähele, et sa oleks seda leidnud, võib-olla ma panin enne seda juba kinni . võib-olla igatahes leidsin ja ei lasknud vale muusikat . No ma sain igatahes aru, et Triinu sai selle ülesandega hakkama. Muidugi . Aga seal, kuna käis Raili ja ta rääkis seal mingit asja, siis on tulnud selline küsimus, et kuidas Raili sellele pingele vastu pidas, kui ta inglise keele hinne oli 2-3 vahel. Ma olen üsna samas seisus, pinge on laes kogu aeg, tunne, et appi ma lendan 10 välja. Kas teil on nõu mulle anda, sest mul on tulemas ka ülemineku eksam inglise keeles. Pange samamoodi edasi. Ehk siis väga üllatav, et Railil oli inglise keel 2-3 vahel. Mis ta sellest rääkis siis või miks tal see nii oli? Raili rääkis et siis, kui tema USA-sse läks, siis temal oli inglise keel ikkagi väga nõrk ja seal oli seal inglise keele test on enne, kui sa USA-sse lähed, on ju. Ja et selle ta tegi nagu napilt ära. Samas, kui ta USA-s pärast oli olnud, siis tema keel nagu hüppeliselt ju loomulikult paranes, mis temal jäi 1 punkt puudu äkki C1-st või? Võis olla niimoodi. Et ma nüüd sassi Nagu sa mõtled peale Inglismaal käiku või? Pärast USA-s käiku. Pärast USA-s käiku oli... oli... siis ta tegi väga hästi, aga enne seda oli tal... minu arvates tal oli 1 punkt C1-st puudu. Mitte ja Bruno C2-st või? Sest et C1 ju sa saad tavaliselt C1, kas ei ole mitte see, mis sa ala 10 vaata teed ja see on B2, mille sa saad 10 pead saama. Minu arust saavad enamust C1-sid. Ja C1, see on see, et B2 on see minu arvates, mis sa saad, kui sa nagu gümnaasiumi lõpetad ja aga vaata, nad teevad seda testi ja väga paljud teevad selle C1 peale juba lihtsalt 10 ära, sest keeletase on ju aastatega nii palju tõusnud. Aga ma mõtlen, et siis kui ta välismaal käis, siis ta peale seda tegi selle testi nii-öelda siis ta tegi testi, jah. Ja siis tal jäid C1-st puudu või? Tead, ma võin sulle valetada. Sa pead eelmist osa vaatama. Okay. Sest ma eeldaks pigem, et tal jäi äkki C2-st puudu, sest mulle praegult on tundunud, et tal on inglise keel ikkagi suus. Tal on inglise keel praegu väga hea, aga enne, kui ta USA-sse läks, siis ta ei rääkinud. Ja ma võin öelda, et enne, kui mina välismaale läksin, ma ka ju ei rääkinud liiga hästi inglise keelt ja või ma sain aru ja ma sain nagu tegelikult suheldud, aga koolis nagu öeldi, et kuule, et no, et sa ei oska mitte midagi. Ehk siis mina gümnaasiumis ju sellepärast inglise keele eksamit ei teinudki, et mulle öeldi, et ei, sa küll ei oska. Aga olin esimene, kes läks välismaale ja kes pärast... On inglise keele õpetaja. Kes on inglise keele õpetaja, jah. Täna võtsin hommikul... selle peale ühed Taani need hitchhikerid peale, vaata. Hääletajad peale ja siis purssisin hommikul nagu maganud ei ole, on ju.
purssisin inglise keelt ja avastasin, et issver, mul ei tule ükski sõna meelde, nagu nii raske. Vahepeal juhtub. Mina mäletan lihtsalt enda põhikooli ajast ja samas ka gümnaajast nagu, ma ei tea, lihtsalt nagu võib-olla põhikoolis nagu mul koduses ma ei vaadanud niimoodi otseselt nagu ingliskeelseid filme ilmselt ja ei lugenud inglisekeelset kirjandust ja no mul kodus keegi nagu ei rääkinud inglise keelt ja siis samas kui noh, mingid teise klassikaaslased mängisid mingi mänge inglise keeles või mis iganes, siis ma lihtsalt tundsin ennast kogu aeg inglise keele tunnis pinges, aga samas nagu 2-3 vahel mul ei olnud kunagi, et ma ikkagi nagu need eksamid ja asjad sain nagu üle 4. Aga küsimus oli, noh, No üks oli see, et kuidas tema sellega toime tuli, millest me võime kuidas võtta ta nagu pingele tagumise, vastu pidas? kuidas sa nagu üldse koolis eksami pingega hakkama saad. Mul on selline tunne, et sina, kes sa kirjutasid selle, et siis see võib olla siuke nagu peidetud küsimus selle küsimuse taga, et kuidas üldiselt nagu eksami pingega hakkama saada. Et tegelikult on ju ka 4-5-lised mõnikord ikkagi väga pinges ja mõnikord isegi mul tundub, et rohkem pinges kui need, kes on seal 2-3 vahel. Nojah, jah, vist küll, kuigi tegelikult noh, seal ei ole, no tegelikult ei ole eriti nagu, tegelikult ei ole, noh, olgem ausad, tegelikult ei ole vaja pinges olla, sellepärast, et kui sa ka kukud selle ülemineku eksami läbi, siis sul on ilmselt koolis ikkagi tegelikult võimalus, et sa teed selle uuesti ja teed selle veel teist korda ja 3. korda vajadusel uuesti. Sest et ma mõtlen, minu gümnas küll oli nii. Ma ei tea. No kui on lõpueksam, siis vist on teine ei, tal on asi. Aga see on üleminekueksam. üleminekueksam, jah. Ja meil olid ka igasugused, noh, iga aasta lõpus olid üleminekueksamid Koidula gümnaasiumis siis ja ma ei tea nüüd, mis klass oli üleminekueksam, kas oli 10. klass äkki. Igatahes mina kukkusin matemaatika üleminekueksami läbi. Ma tegin uuesti. Ja polnud midagi. Gümnaasium läks edasi. Matemaatika hinne 4. Jah. No eks ta vist nii ongi, et ega nad ju meelega istuma ei jäta üldjuhul. Et kui sul ikkagi hinded on korras ja sul läheb ainult see üleminekueksam pekki, siis saad uuesti teha. Arvatavasti. Jah, ja noh, sa ilmselt praegu ei ole 12. klass, aga mida sa saaksid oma inglise keelega nagu teha, ongi see, et noh, praegult praegult ei olegi eksamid, ju eksamid on läbi. Aga ma mõtlen, võib-olla tal tuleb nüüd nüüd järgmine aasta vaata see üleminekueksam äkki. No ongi, ma arvan, see, et sa loed inglisekeelset kirjandust. Ja, kuigi ma võin öelda, et kui keel ei ole liiga suus, siis seda kirjandust on ikka õudne piin lugeda. Aga see on nagu hakkaksid uuesti õppima. Aga no see sa peadki ennast sundima, sul on need sõnad, mida sa ei tea ja siis sa lihtsalt guugeldadki need välja. Ja küll sa varsti üks hetk tead. Praegu muidugi neid abiäppe ka hästi palju, vaata, et sa sõna ei tea, siis klikid peale ja vaatad, mis see tähendab. Ma ei tea, kui hästi see õpetab. Noh, mina isiklikult õpin sõnu ainult läbi kirjutamise. Ma isegi laulusõnades olen täiesti õudne. Nagu kõik kes mind teavad, et laulusõnu Triinu lihtsalt peab läbi kirjutama ja õppima nagu. Et need nagu pähe jääksid. Et etenduse tekstid on ainsad asjad, mis mul hästi pähe jäävad. Need on loogilised. Aga no ma ei tea, ma mõtlen, mis ma tegin. Ma ilmselt, meil olid mingid materjalid antud, mis ma sealt läbi vaatasin. No mida veel on see, nagu minu arvates keeleõppel on hästi hea, kui sul on praktika. Ja ma just tahtsin sama, et leia nagu endale keegi, kellega sa võib-olla võtad, näiteks ma võtan Triinu ja ma olen nagu, et kuule, räägime nüüd nagu inglise keeles, näiteks Messengeris, vaata. Jah. Et räägime nüüd inglise keeles nii, nagu me tegime itaalia keelega, et räägime nüüd itaalia keeles. Et kui ei teadnud, mida öelda, siis sa guugeldasid, vaata, kirjutasid, järgmine kord juba teadsid. Ja, see võib aidata, on ju. Teine on, me oleme siin nii palju projektidest rääkinud, sa saad minna ju noortevahetustele, need on tavaliselt nädal aega,
väga lihtne on sinna minna, samas sa saad kokku sellise grupiga, kus on ju palju välismaalasi, võib-olla on isegi lihtsam nendega purssida seda inglise keelt kui kellegi teisega. Millega seoses siia praegult vist läheks hästi kokku ka üks asi, mis meile veel on kirjutatud. No nii. Mulle vähemalt tundub. Pole otseselt saladus, aga tahaksin jagada toredat kogemuslugu. Sain võimaluse osaleda tänu MTÜ Venividi Viki või Vitsi või Viki? Jaa, Vitsi. Pakutavale võimalusele nädal aega Eesti-siseses õpilasvahetuses. Kogemus jääb eluks ajaks meelde, aitäh, seesama MTÜ korraldab ka keelepraktikaid, kus saab oma keelt arendada teise inimesega suheldes. Ehk siis MTÜ Venividi Vitsi minu teada on see. Viki. Aga kirjutatakse C-ga keskelt. Yeah. C-d on seal. Siis sa saad keelepraktikat, näed? Ja, nagu kui mina Hispaanias elasin, siis olid siuksed asjad nagu intercambio, kuhu tulid siis kokku hispaanlased ja tulid välismaalased. Hispaanlased tahtsid inglise keelt õppida ja siis loomulikult need ülejäänud tahtsid kõik nagu hispaania keelt õppida ja siis oligi siuke nagu keelevahetus, et mina räägin sinuga hispaania keeles ja nemad räägivad minuga inglise keeles. Et mulle tundub, et see on ka siuke. Tegelikult on nii palju võimalusi siin igasugusteks keelelaagriteks ja asjadeks, aga kahjuks keelelaagrid, inglise keelelaagrid, mis tunduvad päriselt lahedad, need on lihtsalt ülikallid. Nii et parem on leida endale tasuta sõber. Ja kas meil on veel midagi öelda selle kohta? Ei, nagu selles mõttes. Ma mõtlesin nagu jaa, aga ei ole. Ei ole vist, jah. Või on sul mingit nõu? Ei ole rohkem. Ja lihtsalt võta enda sõbrants ja siis lihtsalt või sõber ja hakake lihtsalt harjutama. Aga kui on üldiselt, vaata, mõnikord on need et ei pruugigi olla nagu asi keeles või milleski selles, vaid ongi ärevus, siis ja ärevus ei lase võib-olla mingil sooritusel piisavalt hea olla, siis tasub võib-olla uurida ka neid asju, mis nagu ärevuse vastu aitavad, on ju, et mul kunagi oli kastanimuna taskus näiteks ja siis kui ma tundsin, et mul tuleb ärev hetk, siis ma hakkasin seda mudima endal taskus, on ju. Ma mõtlesin, et sa hakkad tablettidest nüüd rääkima. Tablettidest? Ei, tablette ma ei soovita. Ärevuse tablettidest. Ei, ärevuse tablette mina pole võtnud ja tänapäeval on nii palju, kuule need samad, kuhu need lapsed oma sõrmi toppisid, see widget spinner või. Alles käisin ise koolitusel, mis asi see oli, motiveeriv intervjueerimine ja seal just vaatasin, et meil üks tüdruk, kes oli koolitusele tulnud, siis tema oskas väga hästi näiteks kasutada kõiki neid asju, mis ärevuse vastu nagu aitavad. Ehk siis temal oligi esimese asjana, ma nägin, kuidas tuli see widget spinner välja, on ju, siis tal on näiteks selle et müra ei kannata, on ju, või et liiga karmi müra, siis tal olid juba need kõrvaklapid olemas, mis pähe käivad, on ju. Et tegelikult on hea näha seda, et kui inimesed teavad, mida teha oma ärevusega ja kuidas ise ennast aidata ja kahju on sellest, et seda nii vähe teatakse. Minul aitab see nende kristallide see panemine ja maalimine. Ma olen praegult 2 päeva pannud, kuna ma olen olnud Pärnus, siis ma olen pannud nagu neid kristalle. No see pilt vaata, kus sa kleebid neid. Ma olen neid lihtsalt 2 päeva ühte pilti, väikest pilti pannud. Ükshaaval. Minul aitab ka... No seda ei saa koolis teha, aga ma mõtlen kodus, kui tekib nagu... See on lihtsalt tunned, kuidas su keha, nagu ma ei tea, läheb äravaks, siis nagu käeline tegevus aitab mind. Jaa. Minul on ka maalimine. Ja me mõtlesin vasakule. See on kandev paus. Maalimine aitab minul ja mõnikord mul aitab välja kirjutamine, asjade välja kirjutamine, sahtlite koristamine, pärlite sortimine, kui sinul on kleepimine, siis mul on sortimine, mul on väga suured käsid ja sahtlid. Kirjutamine aitab mul ka mingi
sahtlite sortimine või asjade koristamine, see mind ei aita. Mind täiega aitab, see on mul nagu põhiline. Mm. Nagu nüüd ka ma tahaks koju minna sahtleid sortima, mitte tööl olla. Ma tunnen lihtsalt, ma olen topelt hulluks siis. Eks mu peab ikka olema nagu mingi tegevus. Aga mis nõu sa siis annaksid, kui sa oled seal gümnas või põhikoolis ja sul on inglise keele tund, siis näiteks mitte ühegi teise keelega, ma õppisin koolis prantsuse keelt, vene keelt, mitte ühegi teise keelega. Mul ei olnud seda, et mul oleks hirm lugeda neid, nagu kui me peame lugema, vaata, aga inglise keeles oli küll see, et kui oli minu kord midagi ette lugeda, vaata, siis mul nagu, ma lihtsalt olin nagu ma ei tea. Mitte, et ma ei oskaks või midagi, aga alati tekkis nagu see, et vaata, see on see hääldus tuleb juurde. Aga samas prantsuse keeles tuleb sul ka hääldus juurde. Jaa, vene keeles sul tuleb ka. Ja vene keeles tuleb ka, on ju. Ma ei tea, mina kartsin saksa keeles lugeda. Inglise keeles lugemine ei olnud nii hull, kui oli saksa keeles lugemine minu arvates. See on ja mina õppisin soome keelt ka ja soome keelt, mulle soome keel üldse ei meeldinud õppida koolis. Kõik räägivad, et nii hea lihtne keel, ma ei tea, mulle üldse ei meeldinud. Mulle ei meeldinud lugeda juba seda nagu. Ma natuke isegi õppisin valikainena minu arust esimesel aastal koolis. Mina tahtsin gümnaasiumis õppida vene keelt, sest ma ei ole vene keelt õppinud ja kuna ma olin ainus, kes oleks gümnaasiumis alustanud vene keele õpinguid, siis see jäeti ära ja ma pidin hakkama soome keelt õppima. Soome keel on küll tore keel ja tore on kuulata ja paljust saan aru, aga kuidagi võib-olla see sama sarnasus või ma ei tea, miks minu jaoks oli soome keel raske. Et need täitsa võõrkeeled, mis on kuidagi minu nimeni on Ketlen. Jah, oled väga mugava. Ja reaalselt ma tegelikult sellest soome keele õpingutest väga midagi mäletan, et ma võtsin Duolinguas soome keele vahepeal. Sealt tuli, siis kui ma Lapimaal käisin eelmine aasta. Ja, no siis on nii, meil ei ole seda nõu rohkem anda siit kuskilt sukasäärest võtta. Ja, et mis see aitab selle vastu? Ja, aga üldse rääkisime sellest teravusasjast, ütlesid, vaata see kirjutamine ja sahtliste sorteerimine on ju. Aga kirjutamine on ka hea asi. On. Kirjutamine on ka väga hea asi, aga ikkagi käeline tegevus nagu näiteks maalimine või kristallide panek. Õmblemine. Maketi ehitamine. Mida ma võiks tapeeti minna kellegi juurde kiskuma näiteks. Mul väga sobiks. No tapeeti võiksin mina ka kiskuma minna seinu lõhkuma ja mööblit pruuks peksma. Jah. Võtame järgi. Õnneks oli Ketsi ainult ühe päeva minu juures. Ja ma kahjuks lihtsalt tekitasin talle vannivett juurde. Jah. Ja ma ta tapeete maha ja kiskunud. Õnneks. Jah, tal on sama tapeet, mis Ikeas ühes toas. Minu köögi tapeet on Ikeasse pandud ja see mega kallis tapeet on Ikeasse pandud. Ja ma olin väga üllatunud. Kas ma rääkisin seda üle-eelmine kord, kui me käisime seal või? Sa rääkisid eelmine kord ja sa rääkisid üle-eelmine kord, kui ma sinuga olin. Eelmine kord ma ütlesin ainult seda, et see oli minu tapeet. Aga ma ei mäletanud, et ma üle-eelmine kord seda sama tapeeti seal nägin. Mina nagu mäletan seda. Sa pead mäletama, sest see tapeet seal on tõesti kallis tapeet nagu. No vot. Igatahes jah. Ta leidis kalli tapeedi Ikeast, mis on tema seina pealt. Aga samas, mis on väga tore, vaata, et hea on tunda, et Ikea mööbliga on kallis kvaliteet. Et vähemalt kvaliteeti tõstab tapeet. Ma ei tea, kas vingud Ikea mööbli kvaliteedi üle. Ei tea. Ei ole ju nii kallis. Uks on natuke niimoodi juba. Sul või? Ikea uks on sul või?
IKEA, me Mis käisime IKEA-s ja ma ostsin endale Aa. uue teleka aluse riiuli. Teil on nii põnev kuulata, lihtsalt teil on nii põnev kuulata, me teame. Et igatahes seal uksel on jah üleval juba väikene vahe, siis ma vaatasin, mõtlesin, et okei, see oli IKEA oma ja see ei olnud nii kallis ka. Aga väga ilus näeb välja, mulle väga meeldib see lõpptulemus, mis Triinul seal kodus elutoas nüüd on. Ja natuke tahab veel kõpitsemist kogu see elutuba, nagu kogu minu kodu tahab põrandat. Olgu, aga Et siis kui kellelgi on põrandat üle ja tahab tulla panna Triinule põrandat, siis palun. soovin täispuitu. Kalasaba põrandat. Iga asi ei sobi ka. Jah. Ma olen nõudlik, ma olen nõus koguma raha selleks, et saada asi Diivan. selline, nagu ma tahan, mitte niimoodi, et iga asi sobib sellepärast, et lihtsalt on vaja. Jah, võtan järgmise kirja. Tere, ütle kohe, kui ma olen seda lugenud. Tere taas, ma olen see tüdruk, kes kirjutas teile, et mulle meeldis see poiss ja et ma kirjutasin talle. Vastates Triinu küsimusele, ma ei ela Soomes. Panen talle fake nime Karl, siis on lihtsam rääkida. Igatahes jah, minu jaoks pole see nii lihtne, et pole hullu midagi, et kõik läheb hästi. Ja ma ütlen nüüd ka, et see ei ole üldse lihtne. See ei ole üldse lihtne. Ma võtan kõik oma sõnad tagasi, mida ma ütlesin sulle too episood. Aga ma mõtlen iga päev sellele, kui loll ma olin, et ma talle kirjutasin. Ja see sõber, kellele ta ka meeldib, Anna, nimi muudetud. Tema räägib iga päev Karliga Messengeris ja kirjutab mulle, kuidas tahaks teda juba näha ja ma lihtsalt tunnen iga päev, kui idiootne saab üks inimene olla, et miks ikkagi kirjutasin talle. Vahel olen Anna peale kade. Juhtuski nii, et ma pidin Karli Anna sünnipäeval nägema. See oli jõudne. Karl ega mina seda välja ei näidanud, aga ma ei julgenud taga rääkida isegi muidu alati räägime. Ma ei julgenud temaga rääkida, isegi muidu alati räägime. Tõmbasin jäigaks ja mõtlesin isegi, et lähen Anna sünnipäevalt ära. Aga ikkagi ei läinud. Nii jube oli ja ma ei suuda enam kunagi temaga ühes kohas ennast vabalt tunda. Kogu aeg mega närvis, lisaks seltskondades muid probleeme ka, et tunnen ennast kõige koledama ja paksemana. Ma lihtsalt ei suuda, tunnen ennast nii paksuna. Igatahes, kuna ma ei saa selle teadmisega elada, et ta teab, siis tuli mul järgnev idee, et veeretada süü oma õe kaela. Kuna ta teab, et ülitsema õega üpris tihti, siis mõtlesin, et valetan talle, et mu õde kirjutas selle talle ja et ma logisin oma Messengeri kontost välja ja ei teadnud enam koodi. Ja siis õde sai oma telost mu kontosse sisse ja kirjutas talle ja et mul tuli alles nüüd parool meelde. Ja et alles nüüd sain enda kontosse sisse. Andke nõu, kas see on hea mõte ja et kas jääksite uskuma. Minu õde on minust 2 aastat noorem. Aitäh igasuguse nõu eest. Ma usun, et sa tunned, ma usun, et sa tunned ennast väga kohutavalt. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et oleneb, mis vanusest te olete. Tundub, et te olete nooremad kui Triinu ja ilmselt sellest pole midagi hullu, et sa oma aega selle nagu veeretasid. Aga kokkuvõttes varsti on... Oota, kas ta tegi seda või ta mõtleb seda teha? Aitäh tähelepaneku eest. Ta ütles, et mõtlesin, et valetan talle, et mõde kirjutas. Okei, kui sa seda veel teinud ei ole, ma ei tea, et seda ma ei oska enam nõu anda sellepärast, et ma tahaksin talle öelda, et ta ütles, et ta ei jaksa või tähendab, et ta ei suuda samas seltskonnas olla. Ma tean, ma tunnen seda, mida sa tunned, on ja, aga üks hetk see läheb üle. Aga kunagi läheb. Siis sul on suva Karlist. Võib-olla siis te olete üldse koos, võib-olla siis 10 aasta pärast on üldse asjalud teised. Aga ma mõtlen seda tegelikult on suva, ta võib tegelikult seda õekaela nagu veeretada küll. No kui see nagu... mina näiteks, ma ei tea, ma ei ole, ma ei oska öelda, mina üldiselt valetamise poolt ei ole.
on ju. Mulle meeldib, kui on, noh, usaldus ei saa tekkida valede baasile, on ju. Kui te olete koos olnud, ma ei tea, ta ütleb, et see Karl käitub veidralt või? Ei, ma ei tea. Või on, võib-olla kas see Karl tegelikult käitub veidralt või sina lihtsalt tunned ennast veidralt? Et kas sa mõtled, et ta raudselt praegu mõtleb minust niimoodi või kas ta on öelnud sulle, et imelik oled, et sa seda tegid? Mul kuidagi... Et võib-olla tema jaoks ei olnud üldse suur asi? Võib-olla tema jaoks tõesti ei olnud see nagu midagi sellist, et ta, noh, ma ei saa praegu aru, kas mul on täpselt siuke tunne, et ma tahaks teist korda veel lugeda. Aga sa võid lugeda, siin ei ole kirjavahemärke, aga sa võid lugeda. Aga et kas see, kui see Karl tegelikult sinusse mitte kuidagi nagu selles mõttes halvasti ei suhtu või kumb nüüd kumbaga ei räägi, ma jäin mõtlema, oota. Ja see sõber, kelle... Et sa... Ja oleme reklaamipausilt tagasi, jätkame looga Karl, Anna ja tüdruk, kes Karlile kirjutas. Anna on sinu sõbranna, on ju? Jaa. Ja Anna räägib iga päev Karliga. Ta on ka temasse armunud, mäletad? No mis on täiega normaalne selles mõttes, et siin, no et kui Anna on ka temasse armunud, siis loomulikult ta püüab ka leida seda mingisugust kontakti, on ju. Jaa. Väga raske olukord, tüdrukud. Jah, väga, ma tunnen kuidagi seda ja ma olen seda kuulnud enne ka, kuidas tüdrukud hakkavad rääkima sellest, et nad tunnevad ennast kohe kuidagi pahasti ja paksuna ja koledana. Nad ei tea, mida selga panna, nad ei tea, kuidas olla. Üldse kõik asjad on nii pahad. Noh, mis nad ütlevad, suurte elumuutustega vaata, hakatakse juukseid lõikama ja juukseid värvima ja mida kõike tegema on ju tihtipeale juustega lihtsalt, sest seda on enda juures kõige lihtsam muuta. Aga ma loodan, et ma lihtsalt tahan öelda, et minul on üks sõbranna. Ei ole Ketlin, kuigi ma vaatasin sulle otsa. Ma võin kohe enda looga rääkida põhikoolist. Üks sõbranna, kes ei olnud mitte kuskilt otsast nagu, või kes ei ole nagu, ta ei ole siiamaani, ma ütlen, et ta on nagu väga kõhna, nagu modellkõhna. Võib-olla natukene rohkem on liha kui Ketlinil on ju, aga see on nagu nii natukene. Põhimõtteliselt on nagu kets 2. Praegu ma olen 7 kilo alla võtnud, aga sellest järgmises episoodis, kuidas langetada 7 kilo? Jah, no ütleme, et siis kui kets oli ka 7 kilo raskem, et siis võib-olla sellest ka niimoodi ütleme, et 5 kilo võib-olla raskem, aga ka selline pikk ja kõik asjad, ja ongi modelliks ka käinud ja igasugu selliseid asju. Ja kuidas tema samuti räägib seda, et ta tunneb ennast nii paksuna ja nii koledana ja ta ei tea, mida selga panna ja kuidas olla. Noh, tema küll on suhtes selles mõttes, et tal on toimiv suhe, aga ta ka seal suhtes tunneb ennast kogu aeg niimoodi, et ta ei tea, kas ta on piisav. Ma ei tea, miskipärast see lugu mulle seostus sinu looga, ma ei tea, milline sa välja näed, on ju, aga tihtipeale ma mõtlen ise endale keegi meeldib, siis ma ka kohe tunnen, et no jaa, aga ma olen ju selline ja selline, miks ma üldse peaksin meeldima talle. Ja hakkad endas nii palju igasuguseid vigu otsima. Vähemalt mina hakkan nagu, ma olen tegelikult väga ebakindel enda kehas nagu, et siis nagu mul küll tekib kohe see, et äkki ma olen liiga paks, äkki ma olen liiga lühike. Mul on suured põsed, mul on see ja see, on ju. Miks need juuksed siuksed on, kukuvad nüüd välja ka, mis nüüd saab, on ju. Ma ei ole käinud pediküüris, ma pole päriselt elu sees käinud, aga miks ma peaksin kellelegi niimoodi meeldima. Aga need on kõik need asjad, mis hakkavad tegelikult ma olen täiega tore inimene nagu, aga vaat siis, kui mul hakkab keegi meeldima, siis need on need asjad, mis hakkavad mul nagu peas käima ringi ratast. Aga kui ma nüüd mõtlen nagu kaine mõistusega, on ju, selles mõttes, et ei ole mingit armuvinet ees,
siis nagu, keda kotib? nii, ma räägin sulle nüüd palju põnevama loo. Räägi natuke põnevam lugu. Nagu sinu jaoks põnev, sest ma kasutan siin kohe ühte nime. Ma ei tea, ma vist pole sulle varem rääkinud. Olgu. Aga see on sarnane lugu selles mõttes, et ma ei mäleta detailselt. Olin põhikoolis noor. Ma ei tea, mis klass, aga see oli ülipikalt. Olin mina ja mu klassiõde ja meile meeldis sama kutt. Ja tahad teada, kes see kutt oli või? No. Rassu. Ohoo! Ja saad aru või? No, Rasmus oli meist nagu mitu klassi vanem, on Kas ja? sa sellepärast siia sattusidki või? Ei, ma sattusin siia 10. Olgu. Ei, ma räägin ka, kuidas see sai läbi kõik. Või tähendab, ma ei mäleta detailselt, aga siis oligi mingi algklassides saadik, aga Rasmus Ei. Aga Rasmus noorena ei olnud siuke tüüp, nagu ta on praegult, vaata. Ta oli siuke nagu... ma ei tea igatahes, miks ta meile meeldis. Nagu ta oli väike, siuke nunnu ponsu poiss, vaata. Olgu. Ja ta oli meist mitu aastat vanem ja siis mulle ja mu klassiõele nagu mõlemale meeldis see, me mingi räigelt võitlesime, kumbki nagu Rasmusega ei suhelnud tegelikult. Või ilmselt seal oli tegelikult mingi armastuskirjade saatmine ka, mul nagu midagi meenub. Aga mu klassiõde oli palju crazy, minu arust ta tegi palju rohkem asju ja üks hetk ma rohkem ei viitsinud. Nagu ma lihtsalt üks hetk rohkem ei viitsinud, ma olin nagu kirjutasin neid armastuskirja, ma rohkem ei viitsi. Ja noh, praeguseks mul on suva praeguseks, see on nagu naljakas üldse, et Rasmus on siiamaani nagu meie elus. Yeah. Aga nagu... Teie mõlema elus või? Mida? Teie mõlema elus? Ei. Sinul? Minu elus. Nii, et sina võid armastuskirju kirjutada, aga Rass on ikkagi tema elus veel. Seal oli nagu, tagasi mõeldes, need on nii cringe, aga samas nagu, lapsed ja kui sul on ikkagi mingi kutt, kes sulle meeldib ja saad aru, et su klassiõele meeldib ka see sama kutt, vaata. Siis sa võid, see on siuke nagu... No, aga siis lõpuks see Rasmus oli hoopis Rasmusest noorema, aga meist vanema tüdruku Kätiga koos. Jah, keda me teame ka. Aga ei, tegelikult see oli crazy times. Ma ei mäleta, ma nagu mäletan, et ma oleks Rasmusele mingi armastuskirja kirjutanud kunagi. Aga vaatas ta sind sellepärast imelikult ka või? Kui mina nende kahe vahelist suhet vaatan, siis mina ei ole aru saanud, et seal midagi siukest veidrat oleks. Ei, ma arvan, et ei, sellepärast, et võib-olla äkki siis, kui me esimese aastal koos töötasime, siis nagu, aga me ei suhelnud. Nii et ma ei oska nagu selle põhjal öelda, sest me ei suhelnud esimese aastal. Ma mäletan, kui ta hakkas muga suhtlema ja sellest hetkest saati nagu ma tunnen nagu kergendust. Nagu kui ma olin seal Sigade majas, siis üks hetk tuli Brunona sinna vaata ja hakkas muga rääkima ja peale seda ma tunnen nagu kergendust, et mu väikse tati aju kõik need asjad võib ära nüüd kustutada. Et ma võin ennast chillilt tunda. Meil oli Rasmusele hüüdnimi ka. No. Sest et kui me olime kuskil koridoris vaata ja Rasmus läks mööda. No nii, mis te ütlesite, nii põnev. Juustupall. Juustupall. Vaata, juustupall läheb. See oli siuke ma nägin juustupalli seal vetsus. Ta käis poiste vetsus, te käisite ka või? Ei, tüdrukute poiste vetsus oli nagu sarnased. Ma ei tea, sarnased. Kogemata astusin sisse. Juustupall. Ei, see lugu lihtsalt läheb minu arust selle kokku. Aga nad lõppude lõpuks on suva. Lõppude lõpuks on suva. Ja see ongi üliraske, kui sulle su sõbrannaga, su klassikaaslasega meeldib sama kutt. Kes isegi ei taha teid kumbagi. Aga need meeldimised on ka niimoodi, et nagu minule on öeldud näiteks siukest asja, et nii väga meeldid, on ju.
noh, nagu paljudele. Ja isegi nagu ma mõtlen, ma nagu olen armastuse mõttes meeldib või? jah, aga ma olen ka mõelnud seda, et kui ma sellele ei vasta, siis jah, mul on võib-olla 2 esimest kohtumist või 3 esimest või noh, võib-olla ka 4 esimest kohtumist on natuke naljakad, aga see kuidagi läheb üle. Tema sai selle välja öeldud, et temal see meeldimine on ja ta on ka aru saanud sellest, et mul vist ei ole. Ja me oleme kuidagi saanud edasi liikuda sõpradena. Ja nagu ma mõtlen minul, kellele on siis nagu seda avaldatud, on ju, et ega ma mõtlen minul endal, nagu ma mõtlengi enda pealt, et mul ei ole olnud nagu pärast imelik nagu. No kui teil ei ole päris thingi olnud nagu, vaid see on lihtsalt aga see, et tema on nagu avaldanud. selles mõttes ka tegelikult ju päris thingi ei ole olnud. Et nagu ja, lihtsalt üks asi on suhtlemine, teine asi on sinul suhtes olek. See, kes sulle seda ütles, on ja siis tema on nagu see tüdruk. Et sul tegelikult sellest nagu selles mõttes on ükskõik, et sa ei heida seda inimest maha. Mina vähemalt ei ole heitnud küll inimest maha sellepärast, et ma ja sellepärast, et sa hoiad enda ümber neid, kes sind armastavad. Muidugi. Nagu idioodid, inimesed on nii idioodid. Sellest juba järgmises mulle osas. Mulle tahtsid öelda või? Ei, sa hoiad ju mind enda juures. Muidugi. No võt. Jaa, ma ei tea, mida ma sellest nüüd välja pean lugema, aga jaa. Ei, nagu selles mõttes, et noh, see oleks imelik, kui sina olgu, ma sain aru siin sellest, jah. Ei, nagu selles mõttes, et kui sulle öeldakse, et et ma meeldin sulle väga ja sa oled nagu mingi cut, vaata. Jah. Nagu ta saab... Aga ma siin pean ütlema, et see peab olema ka see, et me oleme enne olnud selles mõttes vaimselt nagu suhtes, et meil peab olema olnud see sõprussuhe. See, et ma tean, et oi, Pekki, ma meeldin sulle niimoodi või sina mulle nii ei meeldi, aga oleme sõbrad edasi, on ju. Mitte see ei ole see, mul on olnud selline ka, kus inimene ütleb, et nägin sind esimest korda koolis oli, läksin kooli tööle, siis oli see G4S mees, kellest ma olen rääkinud, on ju, kes kirjutas mulle, et see on see, kes su kodus käis või? Ei, kodus ei ole käinud. Ma tean mingid muud G4S meest. Kes mu kodus käis? Ma igaks juhuks praegu ei räägi rohkem, ma pärast ütlen. Ei, kodus ei käinud, aga ma täiega kartsin, et ta tahtis mind koduni saata. Igatahes ma nii kartsin, et äkki ma meeldin talle liiga palju. Ja igatahes temaga oli niimoodi, et ta käis koolis mingid asju vaatamas, on ju, ja siis järsku tuli mulle kiri, et nägin sind seal ja nüüd on ainult pead mõtteid täis, on ju. Ja see siis on see. Ma ei usu, et ma olen temast rohkem rääkinud, kui see üldse see on. Oota, sa räägid praegu G4S-i mehest või? G4S-i mehest. Ma mõtlesin, et sa praegu nüüd räägid sellest. Ma ei tea, mida sa mõtled, aga ei räägi minu lugusid sina. Ei, see. Noh, keda sa elus edasi aitasid. Andsid ta elule mõtte taas. Sul ei koida või, see ei ole üldse hull lugu. Nagu see, et sa andsid elule taas mõtte. See lugu. Võib-olla, pärast tuletad mulle meelde. Midagi ei koitnud praegu või? Mul koitis üks teine asi, see minu suure saladusega teema. Ei, see ei olnud mingi saladus. See, kus sinuni jõuti läbi kolmandate isikute. Sellepärast, et sa oled nii elurõõmus ja... sa mõtled seda? Ei. Nüüd ma sain aru, see oli see 70-aastane, kes mulle kirjutas. Ma räägin, et see pole mingi õudne lugu. Ei. G4S mees ei ole 70, tema on minu vanune. Tema kutsus mind välja sööma, mille peale... Te elate samas kandis või? Ma ei tea, kust. Ta elab nagu... ta elab Hiiumaal või? Jaa, aga ta ei ela Emastes. Kutsus mind välja sööma, mille peale mul oli nagu, et ma üldse ei tea sind, nagu ma ei näinud sul nägugi, nagu
see, et ma viisakas olen, ei tähenda, et ma armunud olen, on ju, et viisakas ma üldiselt olen kõigiga. Igatahes ma käisin temaga lõpuks jalutamas ikkagi. Aga ta töötab koolimaas keelid? Ei, ta käis, need käivad nagu igal pool, vaata, teevad need vallaasutuste mingid asjad korda, vaata. Ja siis temaga mul küll oli niimoodi, miks ma temast rääkima üldse hakkasin, oota? Mis see jutt oli? No ma rääkisin Rasmusest, on ju, juustupallist, ütlesin, et see on sarnane lugu nagu. Oota, mis pärast seda oli? Mul pidi mingi point olema, miks ma seda rääkima. Sellepärast, et jääda sõpradeks, vaata. Et kui on võõras suvakas inimene. Võõras suvakas, nagu tegelikult tema mulle oli, siis tema pärast seda jalutuskäiku hakkas ma kirjutama ja ma päriselt, ma nii kartsin, et ma teen sellele inimesele haiget, sest ma teadsin, et tema mulle ei meeldi. Ma ei näe meid ka suurte sõpradena ette. Nagu ma ei tundnud mitte mingisugust asja tema vastu nagu selles mõttes. Ja ma tõesti, ma hakkasin ghostima tema kirju, kõiki asju, sellepärast, et ma mõtlesin, et kui ma annan talle nagu hoogu juurde sellega, et ma annan talle nagu lootust, et meil võiks midagi tulla, siis lõpuks ma teen sellele inimesele rohkem haiget, kui ma tahaksin. See oli see, mida ma tahtsin öelda. Jah. Väga tubli, et sa alguses kohe aru said, et ta sulle ei meeldi. Jah, nii on. Nii. Aga see oli selle mõttega siis, et kui sa ei tea ja sul ei ole seda kontakti, siis sa võid nagu seda teha, aga enam ei ole ta kirjutanud? Ei, ta küll kirjutas päris pikalt. Ma nägin, et ta kirjutas, on ju. Aga te olete siis nagu Facebooki sõbrad või? Me oleme Messengeri sõbrad. Jah. Nagu Messengeri sõbrad võivad kõik olla. aga et kui sul on see vastupidi, et on ju, et tegelikult juba inimene, keda ma väga hästi tean, on mulle seda tulnud ütelnud, on ju, ka, et ma väga-väga meeldin, aga nagu sellel hetkel ei olnud kohe üldse mitte seda tunnet, on ju, siis ikkagi siis me saime lihtsalt sellest asjast üle ja oleme sõbrad edasi nagu. Jah. Nii raske ja nii pikalt räägitud mingi, ma ei tea, mis jutt, sorry jälle. Ei, see on väga fine. Ta on tõeline mula. See on väga fine. No nii, on meil veel kirja? Jaa, ma kohe ütlen teile. Huvitav, kas ta sai oma vastuse ka, mis ta küsis? Kes see? Kommenteerisime küll nüüd seda. Ma ei mäleta, mida ta küsis. Anna ja Karli lugu, aga... No see, et kas on hea tema aekaela siis veeretada. Ma ei saa sulle öelda, mida ma arvan, et ta sai siit vastuseid välja lugeda. Jaa, aga kokkuvõttes sa pead ise teadma, mis õige vastus on. Et meie ei saa sulle öelda, et tee nii ja nii on õige. Et meie saame ainult oma arvamust nagu avaldada. Triinu ütles, et ta ei ole valetamise poolt, mina ka ei ole valetamise poolt, aga samas mina ütlen sulle, et suva, kui sa tunned, et see teeb sinul nagu kergemaks olemise, siis ega sellest ei juhtu ka mitte midagi. Ja, aga küsi luba õe käest ka. Selles mõttes, et see vale võib kasvada, kui see nagu välja tuleb. On lühikesed jalad. Ja et kui see välja tuleb ja õde ütleb, et mis asja, sükest asja pole olnud mingis teises seltskonnas, siis see võib nagu eskaleeruda lihtsalt millekski palju suuremaks. Ja see võib palju rohkem häbi tuua, kui see, et sa oled lihtsalt kirjutanud ja öelnud ausalt oma tunded välja. Mina arvan nii. Aga ma ei ole arvamusliider seega. Nii, aga kui sul on veel mingeid küsimusi, siis kirjuta meile veel. Me proovime sulle anda nõu. Ja, või kui sul see lugu kuidagi edasi läheb. Ja kui sul on update'i meile teha. Ikka kuulame, loeme. Ja, hea meelega meile meeldivad. Mulle meeldivad sellised lood, kus nagu on kirjutatud ja kirjutatakse nagu edasi, et mis vaata siis sai. Sa võid oma vanusest ka meile kirjutada, nagu mitmendas klassis sa käid näiteks. Aga nüüd siis hetkel tuleb selline asi, et tšau mulinad,
kõigepealt aitäh, et lugesite ette minu kuulajakirja endisest klassivennast, kes on mulle justkui pereliige, kellel usaldab oma elu jagada ja elab tema elule väga kaasa, kuid tema jaoks olen pigem sõber, snapis streik. Armastust ei saa sundida, nagu öeldakse. Oli väga arendav ja meeldiv kuulata. Nüüd, kui on läinud mõni aeg edasi, pole temaga endiselt midagi muutunud, aga pilt ilmus taaskord minust mõned aastad vanem noormees, kes väitis korduvalt, et armastab mind. Mainis seda ka mõned kuud tagasi, kuid siis tundsin, et pole veel valmis. Miski minu sees ütles, et ei tohi. Olen kuulanud teda nii heas kui halvas. Lõpuks olin nõus proovima niinimetatud suhet, sest ta oli väga mõistav ja kõik, kellest olen unistanud või kellega oma tulevast abikaasast ette kujutanud. Või kellena oma tulevast abikaasat ette kujutanud. Mõtlesin, hea küll, annan võimaluse, ehkki tunne polnud ikka päris 100% kindel, kuid nüüdseks suhtlus pigem katkenud. Märkan, et ta on aktiivne, tunnen end nüüdseks süüdi, ehk tahtis lihtsalt seda jaad ja ma kujutasin palju ette või üritasin lihtsalt põgeneda eelmisest olukorrast. Kas võtan ehk kõike liiga tõsiselt oma noore ja rumala ajuga, aga minu mõte kõik oleks olnud palju rahulikum, kui oleksin vaid oma klassivennast omaette unistanud ja pigem eemal hoidev olnud, kui ma oleksin varem teadnud. Kas on olemas selline asi nagu vale aeg, aga õige inimene, kuna elame teineteisest kilomeetrite kaugusel ja olen siiski veel natuke üle aasta alaealine. Hetkeline hea tunne ei aita põgeneda reaalsusest ning pea ees asjadesse tormamine võib lõppeda suurema kurbusega, sest tavaliselt ei väida eriti noormehed mulle selliseid asju, pigem lihtsalt eemaldutakse või jään sõbratsooni. Tänavatel armsaid paare vaadates tunnen end pigem erinevana. Veel üks mõttetera. Kui tunded pole siirad, siis pole mõtet teises mõttetuid lootusi tekitada. Nii saavad vaid mõlemad segadusi oma ellu. Aitäh teile ära kuulamast. Kiri sai ehk natuke liiga pikk, kuid oli vabastav kõik mõtted südamelt ära rääkida. Toredat päeva, palju jõudu ja jaksu. Teid kuulates lendab aeg. Väga tänulik, et sattusin juhuslikult sellele podcastile. Nii nunnu. Oli see lõpp, hakkame äkki lõpust minema nagu ülesse poole siis. No lähme. Väga ilus kiri oli. Ja tunda oli see, et sa oled mõelnud nende asjade peale, mis sa kirjutasid ja mulle meeldis siuke filosoofiline touch. Ja mulle ka väga meeldis see kiri. Ilus oli kuulata. Aitäh, et sa meid kuulad. Aitäh, et sul endab see aeg meiega ja ma loodan, et sa kuulad meid edasi ja et sa kirjutad meile veel. Nüüd minnes sinu kirja juurde, ta pani siia mõttetera. Kui tunded pole siirad, siis pole mõtet teises mõttetuid lootusi tekitada. Ja täpselt nii, nagu Triinu enne rääkis ka, et ta sai aru, et talle, kui see tüüp, Geeneliessi tüüp talle nagu ütles, et jõu, sa meeldib mulle, siis Triinu teadis kohe, et ta ei hakka mulle niimoodi ilmselt kunagi meeldima. Ja siis pole mõtet tellitada selles mõttes, et isegi mitte siis, kui see on nagu see ühe korra värk, vaid nii nagu ühe korra väljas käimise värk on ju. Ja, aga üldiselt kõikide nendega ma olen seda meelt, et siuke kiusamine on nõme ja kui sa nagu ise tead, et sa ei taha, siis ära hoia kinni ja me ei pea olema nagu selles laulus Jolene, kus sa pead kogu aeg kartma, et äkki keegi teine tuleb, võtab ära või see mõte on nagu minu arvates sellel laulul väga hea, vaata, et sa ei pea olema see õrritaja, vaid lase inimesel eluga edasi minna ja nii ongi. Nagu jah, selles mõttes, et kui nagu sul ei ole tundeid selle vastu, kellel on sinu vastu tunded, on ju, näiteks sellel momendil, kui tal on sinu vastu tunded. Triinu oli kohe, et ei, siit ei tule midagi, aga samas, kui sa nagu mõtled, et ta on väga tore, meeldiv, meil nagu jutt jookseb, aga sa ei tunne võib-olla nagu seda vaata veel võib-olla, mida tema tunneb, nagu mingit räägib põlemist, siis te võite nagu teedile ikka minna, aga sa lihtsalt ütledki talle ära, et nagu ma võin sinuga minna teedile,
teha sinuga paar date'i, vaatame ühe, teeme aga ära. see ongi ju seesama nagu, kui sa tunned, et vähemalt teil on see ja see ja see, teil on noh, ütleme, tordist on paar tükki olemas, on ju, siis sa võidki selle asjaga edasi minna nagu natuke sügavamale, et noh, et sulle ega armastus ei peagi olema alati esimesest silmapilgust, on ju. Aga et kui minu mõte on just nagu võib-olla see, mis sellega kokku läheb, on see, et kui sa oled jõudnud selgusele, et ta sulle päriselt nagu ei meeldi või ei meeldi, on ju, et siis sa ei hoia teda nagu kinni, et see ei ole ka või ei ole siuke, et täna oled sina siin, tšau, nii lahe sind näha, no et siis sa ei ole siuke, kuidas öelda, nagu libe, et okei, et teine proovib sind täiega unustada, on ju, ja siis sa ise oled mingi siuke, et täiega äge, kuule, mis tegid, kuule, mäletad, me käisime kunagi seal, tegime koos seda, on ju, et nagu ära nagu viska soola haava peale, nagu see on see mõte, mis on nagu minu arvates nõme inimeste juures, kui nad nii teevad nagu. Jaa. Et siis lase neid haavu lakkuda ja las olla ka nii. Saab teine ka edasi minna oma eluga rahulikult. Aga kas on sinu arust olemas vale aegaga õige inimene või? Mina isiklikult ei usu sellesse. Vale aegaga õige inimene. Ma arvan, et ma kunagi arvasin, et on vale aeg ja õige inimene. Aga praegusesse ikka jõudes ma nagu ei... Seda annab tõlgendada kahte moodi. Seda annab tõlgendada, aga ma praegult tõlgendan ennast ma praegult tõlgendan enda jaoks seda niimoodi, et nagu miks see aeg vale siis on? Ei, mina mõtlen lihtsalt selle pealt, et võib olla vale aeg, aga õige inimene näiteks positiivses mõttes on see, et sa said mingil ajal selle inimesega kokku, et jah, ta on võib-olla sinu jaoks õige inimene, aga sa sellel hetkel seda ei tea, on ju, ja võib-olla suhtled temaga edasi ja võib-olla te avastate selle, et sa oled see õige inimene minu jaoks lihtsalt nagu palju hiljem, selles mõttes. Aga siin on nagu see, et nad olid juba koos. Vale aegaga õige inimene, siis niipidi, ma ütlen, et see ongi see kahtepidi tõlgendatav, on ju, kus ma ütlen, et ei anna olla, et kui sa tunned, et kui see on õige inimene, siis teil ei ole ju... Aga kuidas on siis vale aeg? No aga ei olegi ju siis vale aega, sest et kui on õige inimene, siis te nagu teete selle nagu vale aja töötavaks. Seal minu jaoks ei eksisteeri vale aega. Nagu kui on õige inimene, kui me räägime sellest õigest inimesest, nagu te soovite seda nimetada, siis seal ei eksisteeri minu jaoks vale aega. Mul tekib see küsimus, et kas see õige inimene on õige inimene ja kes on õige inimene? Jah. Et läheks sealt siis nagu niipidi hoopis edasi, sest kui on vale aeg ja õige inimene, siis kas see on õige inimene? Seal tekib pigem see, et kas sa oled nagu selle inimese jaoks piisavalt õige inimene, et seal oleks nagu tahe valel ajal, võib-olla keerulistel aegadel, võib-olla tööalaselt keerulistel aegadel nagu koos edasi minna. Aga suhe on kahepoolne. Ja. Ühele poolele võib tunduda, et aeg on õige või et on õige inimene. Teisele poolele võib tunduda vastupidi. Nagu selles mõttes, et tihtipeale me ei näe teise inimese sisse. Mina tean seda, mis on minu sees. Ma ei tea, mis on sinu sees. Isegi kui ma saan sinuga hästi läbi, me räägime palju juttu, sa puistad mulle südant, siis ma tegelikult ei tea, mis on sinu sees. Ehk siis samamoodi ma võin öelda, keda ma tean väga hästi, ma tunnen oma ema läbi ja lõhki, on ju. Ta on ju minu ema, ma olen koos temaga olnud 25 aastat, nagu ma olen ise 33, aga nagu 25. eluaastani ma ju elasin väga palju kodus. Ja nagu sukk ja saabas empsiga koos, me käisime kõikjal, aga ma ei tea ju tegelikult, mis toimub tema sees.
et ja tema ei tea, mis toimub minu sees, mis siis, et me olime nagu sukk ja saabas. Nagu ka sellel hetkel, kui me olime sukk ja saabas. Ma võin oletada, mis on tema sees, ma võin oletada, mida ta mõtleb, aga ma ei tea seda. Sest mul on iseennastki endale ju mõnikord raske nagu öelda, mis on minu sees, väga raske on mõnikord endale iseennastki tõlgendada. Et kui me kõik oskaksime iseennast endale tõlgendada, siis meil ei tuleks ka selliseid kirju, nagu siin on. Jah. Me tekitame iseendas ju nii palju küsimusi ja see on juba sellest ju, et mida me oleme kuulnud ja me hakkame mõtlema seda, mis on õige ja mis on vale. Aga kes meile ütleb, mis on õige ja mis on vale? Et need tulevad ju jälle mingitest tavadest, et meie perekonnas tehakse niimoodi. Teises perekonnas tehakse niimoodi. Sõbranna rääkis seda, õpetaja rääkis toda, kõik on meil kuidagi mingit viisi nagu eeskujud, aga mis see õige on? Nagu mitte keegi ei saa seda öelda, sa pead ikkagi seda südames tunnetama. Ma ei tea, et seda on kuidagi keeruline. Ma läksin juba tõsiseks nüüd, sorry. Ei, mulle väga meeldisid sinu mõtted. Mulle väga meeldisid su mõtted. Siuke filosoofiline touch. Noh, nagu see kirigi on ju. Yeah. Aga selles mõttes Ala, kui te nüüd läksite lahku on ja ta ongi nii-öelda või te olete üksteisele õiged inimesed, siis ta leiab nagu sinu ellu selle tee tagasi, aga siiski nagu seda valet aega ma nagu ei poolda, sellepärast, et või nagu mitte ei poolda, vaid nagu ma ei ole selle nii-öelda vale aja poolt, sest et sa justkui lähed kuskile siis sellest suhtest välja vaata ja pead veel mingid maid läbi käima, et saada aru, et oh shit, et et see tüdruk oli kõige normaalsem või et see poiss oli kõige normaalsem. Aga jah, selles mõttes see mõttekäik mulle meeldib ka, et sa käid nagu mitu inimest läbi selleks, et jõuda tagasi selleni, kelle juures sa olid. Aga miks see, kelle juures sa olid, peaks tahtma nüüd seda tagasi nagu seda, tahaks öelda, et see on nagu second hand. Siuke et mitme juures läbi käinud ja siis on otsustanud, et okei, sa oled vist ikkagi see kõige parem. Aga kes ütleb, et siis sa oled tema jaoks veel kõige parem endiselt nagu. Me ei ole kunagi 100%. No sa ei saagi kunagi. Või nagu selles mõttes sa oled peaksid olema piisavalt eneseteadlik enne, kui sa lähed suhtesse. Ja mida sa tahad oma kaaslaselt ja teadma, mida sinu kaaslane tahab sinult. Ja kui sina ei tea, või tähendab, kui sina ei, näiteks ütleme nii, et kui sina ei tea, mida sa tegelikult selles suhtes tahad, vaata, et sulle tundub, et praegu on tore ja mugav, on ju. Siis meil juhtuvadki sellised lood, et minnakse minema ja öeldakse, et sa pole päris õige või et tead, see aeg on vale, et kui me oleme ikkagi kokku loodud, siis küll ma jõuan sinuni. Aga nagu, sorry, see ei käi nii, sa ei lähe ju suhtesse siis. Ja. Nagu seda küll, et kas kerime üles poole? Ja meil on täna lihtsalt kõrvalkuulaja Mirtel, kes nutab pool aega vist. Ja oota. Ma loodan, et teie teisel pool ei nuta kõik. Ja see, et kas sa võtad ehk kõike liiga tõsiselt oma noore ja rumala ajuga, siis sul ei tundu nagu noor ja rumal aju, vaid selles mõttes, et mulle tundub, et sa nagu oskad mõtestada ja teadustada enda jaoks neid asju lahti. Eks sa oskad seda asja mõtestada ja analüüsida lahti vanemana teistmoodi. Selles mõttes, et me jälle, siin kindlasti on see, aga sa ei peaks ütlema enda kohta noor ja rumal aju, sellepärast, et sina oled praegu selles hetkes, mitte keegi teine. Ja see on see, mida sina pead tundma, mille sa pead läbi tunnetama. Ja siin ei saa loota ka seda, et keegi tark, sinu arvates siis tark, vanem, aju tuleb ja ütleb sulle, et nüüd on niimoodi, et see ei võta seda valu või koormat nagu väiksemaks, vaid et sa peadki selle lihtsalt ise läbi tunnetama. Et
et see on lihtsalt nii südameasi hingele. ja see, kui ta ütles, et tema nagu väitis korduvalt, et ta armastab seda tüdrukut siis, kes meile kirjutas, on ju, ja samas see tüdruk ei olnud siis valmis, on ju, aga ta ikka ajas nagu edasi, on ju. Ja siis lõpuks, kui ta oli nagu, et okei, proovime siis või noh, okei, on ju. Siis vend lihtsalt läheb minema. Nagu, mida värki, noh? Ei no kuulge, millega te mõtlete? Miks teil on vajadus üldse midagi öelda sellist? Nagu, või noh, mitu kuud, miks sa pead talle ütlema mitu kuud, et sa armastad seda tüdrukut? Ja siis, kui see tüdruk annab sulle hea sõna, siis sa lihtsalt lähed ära. Või nagu, mis on selle kõige taga? No ma tähendab, ma tean väga hästi, seal ongi see enese teadmatus. Aga no kindlasti praegu nagu tekibki hästi palju küsimusi, on ju, miks ja arvatavasti need on need, millele me ka vastuseid ei saa. Inimesel on iseloomulik, inimesel on loomulik otsida kõigele vastuseid. Ehk siis, kui sa vastust ei tea, nagu sa otsid vastust, et isegi kui mõnikord vaata, keegi ütleb sulle seda, et vastus on see, sa tead, et see ei ole õige, aga sa oled rahul sellepärast, et sa vastuse said. Ehk siis siin on ka ainult küsimused, millel nagu ootaks vastuseid, aga sa tead, et mitte keegi ei oska sulle anda õiget vastust. Arvatavasti isegi kui te kokku saate, siis te ka kahe peale kokku ei saa selliseid vastuseid, millega mõlemad pooled rahul oleks, aga sa ikka jääd otsima neid vastuseid. Ehk siis siin vist jälle tahaks öelda, et aeg parandab kõik haavad, aga ja et see tuleb läbi elada lihtsalt. Aga ja sina ei peaks ennast süüdi tundma selles mõttes, et kui sa ütled, et sina oled olnud mõistev ja värki-särki, siis noh, ja ma saan aru, et sa võib-olla tunned seda süüd, et sa ikkagi nagu andsid talle selle võimaluse, aga meil ei ole siin enam mitte midagi teha. Nagu sa lihtsalt ei saa sinna midagi teha. Sest et see on juba tehtud, see, et sa talle selle jaa ütlesid. Ja aga noh, selle eest sa ei peaks ennast ilmselt süüdi tundma. Või noh, ei peakski ennast süüdi tundma. No nii, on meil veel sealt midagi lahata? Ei. Sa vaatasid kellaaega ka? Ei, meil ei ole, sa siia rohkem ei tahtnud midagi öelda, jah? Ei, nagu ma ütlesin, ma ei ole arvamusliider. Ma võin oma mõtteid siin küll valju häälega välja öelda. See ei tähenda, et see on kuld. Ehk siis tegelikult tuleb käituda ikkagi enda mõistuse ja enda südamega. Ja noh, ma pean ütlema, et kui see mõni teine pool ka kuulab, on ju, siis tõesti, või noh, ma ei taha öelda, et teine pool kuulab, või ma tahaks pigem öelda, et kui meie kuulajate seas on selliseid mängijaid ka, nagu kellest me oleme täna näiteks rääkinud, on ju, et kes ongi siuke, et lähen ja viskan natuke õli tulle, on ju, siis nagu tõmmake tagasi. Nagu me oleme kõik inimesed ja kõik tahaks rõõmsalt elada ja see tähelepanu saamine nüüd nii tähtis ka ei ole nagu. Nagu ma mõtlen vahepeal, et see on nagu vanus asi, aga samas siis ma saan aru, et ei, absoluutselt ei ole. Näiteks ma mõtlen lihtsalt, et nagu ma olen 22, on ju, ei ole üldse vana, nagu noor. Aga samas ma mõtlen, et nagu kui ma olen suhtes, siis ma tahan nagu rahu vaata. No aga kusjuures mina jälle vaatan, et sa oled täiega noor nagu. Et see vanus on ka ikkagi suhteline. Ei, ma räägingi, et ma ei ole nagu vana. Et mina 22-aastaselt tahan nagu rahu, on ju. Nagu rahulolu. Ja siis me võtame 30-aastase näiteks, on ju. Ja noh, ma tahan ka rahulolu. Ja, aga me võtame näiteks, noh, mingi 30-aastase mehe vaata.
kes hüppab nagu lihtsalt 30-aastaselt suhtesse. aga see on jälle see, et sina võib-olla tahad rahulikku suhet, siukest, et on mõnus olla, hea olla, on ju, et on kindel suhe ja nii edasi. Mina võib-olla tahan seda sama asja. Aga jälle, nii noormehed kui neiud, ma tean päris mitut, kes on sellised, kes hüppavad ühes suhtes teise, ma tean ka selliseid, kes on abielus ja rikuvad abielu, hüppavad abielu nagu vaatavad, kelle saaks kuskilt klubist endale koju viia. Ehk siis nagu inimesed on nii erinevad ja meie moraalitunne on ka nii erinev. Ja kui sul on see moraalitus või ma ei saa öelda moraalitus, ma võin öelda, et see ei kattu lihtsalt minu omaga, on ju, siis nii on. Ja neid on palju. Aga minu arust see on nii kohutav, minu arust see on nagu praegult selle põlvkonna nagu mingi räige haigus, sellepärast, et vanasti nähti nagu vaeva või nagu parandati asju, vaata. Praegu sa lihtsalt nagu hüppad ja põgened ja teed, ma ei tea, mida iganes. Minu vanaema ja vanaisa oli ikkagi terve elu koos. Minu vanaema elab nüüd esimest korda elus üksinda. Kujutad ette? Lõpetame siin praegu ära sellepärast, et räägime järgmises osas, ma pakun välja, suhteleinast. Räägime järgmises osas suhteleinast. Lahkuminekutest. Ja lähme sellele toonile edasi, kuidas meil täna viimased kuulajakirjad olid. Ja saatke meile veel ja me küsime nüüd teilt vahepeal, nüüd kui te olete selle episoodi ära näinud, siis me Instagramis küsime teilt selleks järgmiseks episoodiks siis mingeid asju, mis te siis saate meile kirjutada seoses selle järgmise teemaga. Praegu olete juba osa kuulamisega nagu siiamaani jõudnud, siis saate lihtsalt niisama ka võite oma suhteleina kirju meile saata. Ja muid kirju võib ka saata selles mõttes, et see ei tähenda, võib-olla me järgmine osa neid ei loeme ülejärgmine osa, aga saatke ikka kirju, neid kirju on täiega põnev lugeda ja nagu me oleme teie tagasisidest lugenud, siis teil on neid põnev kuulata ka. Nii et kirjutage, joonistage. Ja saatke armastust. Ja meie saadame teile ka nii palju, kui meis seda veel on. Minus on palju armastust. Minus on ka lihtsalt. Minus lihtsalt on. Kallistage üksteist. Ja järgmine osa juba näete meie laua peal sponsoreid. Jaa, kes see on? Igatahes olgu. Tšau, paka. Näeme 2 nädala pärast. Tšau! Lõpet.